peaksin kohtuma paavstiga, mõtlesin, et ma ütlen talle, et ta kunagi ütles midagi väga valesti ja eksis. Sest kunagi ta ütles ja ühes tema suures biograafias on kirjas, ta oli öelnud Buenos Aireses, et ma olen kasulik ainult Buenos Aireses, et kuskil mujal minust ei oleks kasu. Ja no vaata. Et siis kui ma saaks temaga rääkida, siis ma ütleksin, et see oli viga, eks ole, et te olete väga kasulik ka mujal. Issand kutsus Moosese mäekõppu. See on Jumala sõna. Paavst on väga spontaanne inimene ja kui ta näeb ja mõtleb, et ta peab midagi tegema või ta teeb seda, ta helistab, ta ütleb sulle, tule minu juurde, siis ta on sinuga, pole viga, kas ta peab olema 5 minutit, 20 minutit, 2 tundi ja siis kui on vaja, ta on 2 tundi sinuga ja ta kuuleb sind. On uskumatu, kui sa räägid temaga, kui tähelepanelikult kuuleb, mida sa ütled. On uskumatu. See on, kui ma olin temaga, räägisin võib-olla temaga, ma ei tea, 30 sekundit, 1 minut, mitte rohkem. Aga oli selge, et sel hetkel paavsti jaoks mina oli kõige olulisem inimene maailmas. Elustiilist, mis hõlmab võimet elada koos ja olla osaduses. Otkus elab. Kõige ees. Ma ei ole eriti spetsiaalselt valmistunud, ma pean tunnistama. Ma nagu tavaliselt palvetanud olen evangeeliumi. Ma isegi ma olen iga päev valmis selleks. Teie pühadus, mul on väga hea meel tervitada teid Eestis, ajaloolisel Maarjamaal. Üle veerand 100 aasta on Eesti taas vaba olnud. Praegu on moes rääkida, et paavst Franciscus on väga uut moodi, mingisugust traditsiooni rikub ja nii edasi. Mina näen vastupidi väga olulist järjepidevust. Ma olen jälginud Vatikani ja paavste alates Johannes 23. siis, kui ma ei olnud veel üldse katoliiklane. Ja ma pean ütlema, et ma väga selgelt on näha seda järjepidevust. Nii moraalsetes küsimustes, liturgilistes. Selles maailmas, kus sõnumites valitseb täielik virvarr, on ju meeldiv kuulata ühte inimest, kelle puhul on tunne, et need sõnad, millega ta pöördub meie poole, et neil on kaalu. Distinti membri del corpo diplomatico, eccellenze, signore e signori. Ootasin suure huviga seda kohtumist ja mulle meeldis juba see, kuidas vana mees valges ja noor tegus naine punases. See oli kuidagi nii ilus ja kui ma nüüd tagantjärgi veel mõtlen, ma sel hetkel ei mõelnud, siis see on nagu noor Eesti Vabariik, mis see 100 aastat ära ei ole. Ja kristlik kirik. Ta tõi välja meie maa loomuse, Maarjamaa loomuse, mis on mälu ja viljakus. Kõigepealt oli huvitav see, et paavst seostas nime Maria mäluga.
seda ma ei ole niimoodi kohanud, kui mõelda nime heebrea päritolul, see oli huvitav. Ja samamoodi viljakus, ega seda tähendust, see tähendus selgub hiljem, see on niisugune asi, mida mungad nimetavad, et püha mäletsemine, seda tuleb nüüd mäletseda mõnda aega. La capacità di creare legami interpersonali. Tema on ise. Eks ole, ta ei võta mingit, nii ei kohandu, et see kas meeldib või ei meeldi, kas kõlbab või ei kõlba, vaid tema räägib seda niisugust, see tuleb siiralt temast, tema kogemusest, tema teadmistest. Ma igatahes tunnen, et minu süda on küll ärganud või vähemalt ärkamas suuremale avatusele kui enne armastuse suhtes. Isiklikku sidet paavstiga ilmselt ei ole, aga kes teab, võib-olla äkki siin tekib? Ootused paavsti suhtes, ma tahaks teada, et kuidas ta pöördub noorte poole. Ma tulin siia sellepärast, et ma sooviksin osa saada sellisest suurest üritusest, mõtleksin. See on midagi olulist, midagi suurt. Isegi kui see ei ole usklik või see on lihtsalt põnev. Me tulime siia, et tervitada paavsti. Ja sest ta on Jumala asemik ja me tahame teda väga näha. Ma tahaks näha teda, ma tahaks näha, milline see välja näeb. Ta on nagu kuningas. Kui ma mõtleks, siis ma mõtlen, nagu ta oleks Jumal maa peal, kuna ta hoolib Jumalast, ta hoolib meist. innovaatika ja infotehnoloogia pilootriik Euroopas. Meie peres oli kõike muud, kuid mitte armastust ja austust üksteise vastu. Kui ma ei õpi andestama ja unustama halba, unistasin, et kunagi võiksin saada ristitud. Kui ma ei olnud veel ristitud, tuli elus sagedasti ette perioode, mil ilu tähendus muutus ebamääraseks. Esprimere quello che pensiamo e vogliamo ed è molto bello stare insieme. Noi che crediamo in Gesù Cristo, questi incontri realizzano il sogno di Gesù nell'ultima cena, che tutti siano una sola cosa, una comunità senza paura. Tõusime püsti ja palvetame koos, nagu Issand meid on õpetanud. Ja meie andeks meie Jumal.
think the meeting today is a lifetime opportunity for me. I'm really happy. I'm really glad that I'm here. Maybe I will not have the opportunity again in lifetime, but I seize this opportunity to be here in this meeting. It's a lifetime meeting. It is a lifetime meeting, yeah. Olen väga rõõm, et paavst tuli Eestisse. See on väga suur püha meie perele. Визит папы в Эстонию, для нас, для католиков, является очень важным. See on väga ärev tunne. Praegu natukene pabistan. Tere, Paavs! Tule! Grazie per avermi accolto dove ci sono bambini e giovani c'è molto sacrificio, ma soprattutto c'è futuro, gioia, speranza. Penso che questo sia il miracolo che ci hai raccontato tu, Flavio. Hai trovato sorelle e fratelli che ti hanno offerto la possibilità un regalo, si chiama Abraham Joshua. E per tutta la famiglia. Avete cantato avete esaltato lì che una pista locale ha fatto. Sì, vengo. Äärmiselt südamlik ja väga tore oli, et ta seda 9-lapselist peret õnnistas. Me oleme kõik õnnistatud täna siin. Me oleme, järsku oleme eestlased, maarahvas. Vot see on paavstil ka kahtlemata täpselt selge, et ta tuli maarahvale külla.
secretum, purifica per infusione Spiritus Sancti. Possibile non pensare all'intera nazione dell'Estonia e a tutti i paesi baltici. Come non ricordarvi in quella rivoluzione cantata o in quella catena di 2 milioni di persone da qui a Vilnius? Voi conoscete le lotte per la libertà, potete identificarvi con quel popolo. Devi nobis de vita nostra. Et adventum Salvatoris nostri Gesù Christus. This was a wonderful opportunity for us to show our faith in Christ, who will always be with us no matter where we are. Estonia, Finland, the United States, the whole world is with us. Viva Francesco! Papa! Viva! Viva Francesco! Viva! Aga see on kuidagi ikka nii, et tema see, ma ei tea, kuidas teiega on, aga alati, kui see pühaduse asi on, siis sa tunned selle ära minu arust, et hakkad nagu nutma. Et ta ikkagi kuidagi liigutab nii, et sa ikkagi nagu, see ikka päris nii ei ole, et lihtsalt üks inimene. See oli ikka midagi nagu. Ma tahtsin öelda, et teist korda oli mul elus võimalus kohtuda paavstiga. Kohe isiklikult, et ilma televisiooni ülekandeta. Et esimene kord ma nägin mitte eelmist paavsti, vaid üle-eelmist paavsti, ma mõtlen ise. Nägin ma isiklikult Itaalias ja see oli vana aasta õhtul. Ja siis ma olin kooriga laulsin. Ja see oli ka hästi huvitav elamus ja täna oli täpselt samasugune tunne, nagu oleks alles hiljuti olnud. Mingi hästi huvitav kogemus see, väga niisugust konkreetset sidet ei olnud varem. Muidugi kõik teavad paavstist, aga ma niimoodi väga kokku ei olnud puutunud, aga nüüd ma tunnen küll, et ta on kuskil siin. See oli äärmiselt ilus oli vaadata, kuidas eestlased reageerisid paavstile. Seda ei näe tihti ja seda oli väga ilus näha. See tõesti liigutas mind.